Tere! Siin loengus puudutame põgusalt siis kahte teemat, väga sügavuti ei lähe. Need on siis need programmid, millega siis podcasti salvestada ja heli töödelda. Ja teiseks vaatame üle siis need heliformaadid, mida sul on vaja teada selle jaoks, et podcasti episoodi salvestada ja avalikustada. Kõigepealt vaatame üle siis programmid. Suures laastus on olemas kahesuguseid programme, tasulised ja tasuta programmid ja algusesse ma pean ütlema kindlasti seda, et need programmid, millega sa saad siis podcasti salvestada, need on need samad programmid, millega sa saad ka töödelda. Nii et põhimõtteliselt sul on vaja ühte programmi, mille nimi inglise keeles on siis DAW, D-A ja 2V, ehk siis Digital Audio Workstation ja selle programmiga saad sa siis nii salvestada kui ka töödelda, kui ka nii-öelda eksportida, ehk siis lasta välja seda lõplikku faili, mis läheb siis podcasti hostingusse. Kõigepealt räägime siis tasuta programmidest. Ma toon siis välja 2 programmi, võib-olla neid on veel, ma ei tea seda, aga 2 tükki on sellised põhilised, on siis Audacity, mis on siis kõikidele platvormidele, nii Macile, PC-le kui ka Linuxile. Ja teine programm, mis on tasuta, mis on ka väga hea, on siis ainult Macile ja see on GarageBand. Nüüd Audacity on selline pisut rohmakam, pisut kohmakam, kuna ta on nagu vaba lähtekoodiga tarkvara, siis võib-olla tema see interface või tema see kasutajaliides ei ole nii siukene nagu mugavaks tehtud, aga sellegi poolest ma tean näiteks ühte täiesti suurt Eesti meediaettevõtet, kus kasutataksegi ainult ühte programmi ja see on Audacity. Ja Audacity on tegelikult ka väga hea programm. Kõikide helitöötluse programmidega on sama lugu, mida ma olen tähele pannud, kuna ma olen aastaid nendega tegelenud, siis lihtsalt sa pead sellega ära harjuma ja vahet pole, millega sa ära harjud, siis see ongi väga hea programm, sellepärast et Audacity täpselt samamoodi temaga saab episoodi salvestada, saab teda töödelda ja saab teda eksportida ehk siis avalikustada sealt seda lõppfaili, mis saadetakse podcasti hostingusse. Nüüd teine tasuta programm, mis on siis ainult Macidele, on GarageBand ja GarageBand on siis nagu siukse professionaalse stuudioprogrammi, mille nimi on Logic Pro, selle noorem vend. Kui sa näiteks õpid ära GarageBandi ja harjud sellega tegema, siis sealt juba tunned, et nagu läheb lahjaks, siis sealt juba üle minna Logic Pro programmile on juba väga lihtne, sellepärast et asjad on samade kohtade peale, töötavad enam-vähem samamoodi, efektid näevad samamoodi välja, nii et see Maci Apple'i selline ökosüsteem, see tegelikult selle mulli sees nagu töötab nagu väga hästi. Algajale ma ei soovita üldse mingisugust programmi osta, sellepärast et selleks, et osta, selleks peab ikkagi ennem väga põhjalikult olema kursis, mida üldse erinev programm pakub ja kes ja mille jaoks seda kasutab. Muidugi, mida ma olen märganud, on see, et kes millist programmi kasutab, see seda ka kiidab. Nii et kui sa lähed mingi stuudiomehe juurde, kes kasutab Pro Toolsi näiteks, siis tema ütleb, et see on kõige parem programm, ära üldse teisi vaata. Kui on keegi, kes kasutab Cubase, siis tema ütleb, et oi, no see on üldse nii hea programm, ära üldse teisi vaatagi. Nii et tegelikult kõik on, küsimus on selles, et millega sa nagu ära harjud ja mis tundub sulle nagu parem. Tasuta programmidest rääkisime, nüüd räägime siis tasulistest programmidest ka. Adobe Audition, tema kuumakse on siis 24 € ja temaga saab ka täpselt samamoodi väga hästi teha raadiotööd, podcaste salvestada, episoode salvestada, töödelda ja eksportida avalikustamiseks. Mina seda isiklikult väga palju kasutanud ei ole, aga ma tean, et tal on nagu väga palju väga häid nii-öelda omaduste kombinatsioone, sellepärast, et Adobe on ikkagi väga suur ja väga võimas tarkvaratootja ja kuigi tema ei ole just spetsialiseerunud helitöötlustarkvara loomisele, siis see programm, mille nad teinud on ikkagi väga korralik ja väga kvaliteetne. Teine programm, tasuline, mida siis üsna laialt kasutatakse, on siis Logic Pro. Logic Pro on siis ka väga laialt tuntud kui muusika tegemise programm, aga näiteks mina olen sellega nii teinud oma nagu mingit taustamuusikat kui ka salvestanud mitmed podcasti episoode, nii et maksab suurusjärk 200 € ja üldse mulle tundub, et Apple oma programmidele siis nagu toetab või hoiab nende programmide hindasi alla selle jaoks, et sa läheksid ja oleksid selles Apple'i ökosüsteemis. Nüüd veel üks maailmas üsna tuntud helitöötluse programm on Cubase, Steinbergi Cubase, Steinberg on siis tootja ja Cubase on siis programmi nimi. Ja ma
ma olen seda kunagi kasutanud, väga hea, väga tore programm, mõnele meeldib, teisele ei meeldi, tal on ka väga palju selliseid häid omadusi, mis võib-olla mõnedel teistel programmidel ei ole, ma ei oska neid siin välja tuua, ma ei oska teda ka ei kiita ega laita, see on täpselt isiklik maitse, maksab suurusjärk 100–300 eurot. Veel üks programm, mida ka väga paljud kasutavad, on siis Pro Tools. See maksab suurusjärgus 30–80 eurot, kui see osta, siis Pro Toolsi puhul näiteks räägitakse seda, et kõik lisad, mis sa sinna juurde osad ja ilmselt sinna läheb vaja lisasid, siis need maksavad raha. Üldse Pro Tools on nüüd ütleme helistuudiote ja helitöötlemise maailma selline valdkonna standard. Siis üks programm, mida ma siin pean veel ära mainima, on Hindenburg. Mul läheb see nimi kogu aeg meelest ära. Ma ei olnud sellest varem kuulnud, aga nüüd, kui ma siin mõned kuud tagasi või isegi pool aastat tagasi hakkasin otsima neid erinevaid programme, millega siis oleks võimalik töödelda podcaste ja siis Hindenburg on spetsiaalselt raadioajakirjanikele ja raadiotööks mõeldud programm. Ja ta ongi nagu, tema fookus ongi siis kõne ja jutu ja intervjuude ja nii-öelda saate kokkupanekul ja ta maksab siis suurusjärk 85–450 eurot ja seal on nagu erinevad programm, mis on erineva vajadusega, siis kõige lihtsam ongi ainult intervjueerimiseks ja nagu oma nii-öelda jutu salvestamiseks ja töötlemiseks ja keerulisemad on siis, ma ei tea, umbes siuke, et sa saad sealt mingit otse raadiosaadet teha sealt programmist ja siis ta sul umbes sellest failist oskab juba välja kirjutada ise ingliskeelse teksti ja nii edasi, et ütleme neid variante on väga palju, aga kõik terve see Hindenburgi perekond on siis mõeldud ainult raadiotööks ja kõige lõpuks siis tasuline programm, mida ma teile samamoodi tutvustan siin, on Reaper ja ma tutvustan loomulikult sellepärast, et ma ise kasutan seda, siis Reaper tegelikult on täpselt samasugune nagu kõik teised programmid, aga seal on nagu minu jaoks on see mõningad eelised, sellepärast et temaga on just nimelt hästi hea ja lihtne on töödelda podcasti episoode ja temaga saab loomulikult ka teha muusikat, töödelda muusikat, nii-öelda kõik kogu vajadused helitööks. Aga ta on siis entusiastile tehtud ja ta võib-olla mingil hetkel näeb selline kondine välja või kohmakas, aga tegelikult tema eelis teiste programmide ees on see, et temale saab tõmmata igasuguseid skinne ehk siis väljanägemusi peale, et vastavalt sellele, kuidas sulle meeldib või mida sa eelistad. Ja mina kasutan seda ja ma olen sinna jõudnud läbi selle, et ma olen otsinud, olen tegelenud, olen uurinud, olen puurinud ja mina kasutan ise ka nagu 2 programmi, põhiliselt üks on siis Logic Pro, mis mul on ka olemas, mida ma eelnevalt olen väga palju kasutanud ja nüüd uus programm, mida ma kasutan, on siis Reaper. Ja nüüd lähme siis failiformaatide juurde. Kindlasti ei tohi segamini ajada siis, et kui sul on helitöötlus tarkvara või helitöötluse programm, siis kui sa sealt salvestad, siis see fail ilmselt, tema ei sisalda heli, ta sisaldab informatsiooni, kus üks või teine heli asub. Et nüüd küsimus on selles, et nüüd on sul vaja näiteks helitöötluse programmist oma intervjuu, mille sa just salvestasid ja see peaks olema siis kindlasti WAV formaadis. Nüüd, kui sa hakkad siis seda sama episoodi, mille sa oled ära töödelnud, mis oli WAV formaadis, kui sa hakkad seda siis eksportima, siis selle formaat peaks olema MP3 ehk siis kokku mina soovitan kasutada 2 formaati WAV, mis on siis nagu siuke hästi mahukas, need failid on hästi suured ja MP3, mille eelis on siis see, et ta on hästi väike, seda soovitan kasutada siis avalikustamiseks. Nüüd võiks küsida, et kuidas siis seda WAV formaati läheb vaja, kui ma salvestan heliprogrammis tööd, et jah, et võib-olla, et kui sa salvestad näiteks ühe intervjuu ja see intervjuu ongi nagu mingisuguses tarkvaras ja siis sa lähed hiljem koju ja nagu töötled seda, et siis sul seda WAV formaati nagu vaja ei olegi, sul on vaja ainult eksportimisel või siis nii-öelda lõpliku faili välja laskmisel ongi vaja ainult teada seda ühte formaati, lõppformaati, mis on MP3. Nüüd, kuna siis tavaliselt tekib siuke olukord, et sa hakkad nagu eksportima ja siis on nagu mingi seda lõplikku faili ja seal on nagu hästi palju mingisuguseid näitajaid ja mingisuguseid selliseid omadusi või siis erinevaid nimetusi ja laiendeid ja see tundub kõik nii keeruline, siis kõigepealt tuleb meelde, et see WAV ja MP3, peamiselt siis MP3. Võib-olla et teine küsimus, mida veel podcasti salvestajad vahel küsivad, on see, et kas podcasti heli peaks olema mono või stereo. Sest tegelikult, kui ma siin praegu niimoodi räägin, siis ei ole ju mingit vahet, et kas minu jutt on stereo, et
ühte kanalisse ja teise kanalisse või mono, et tegelikult tavaliselt kõik see raadiojutt on ikkagi tavaliselt mono, mitte kunagi ei ole nii, et üks rääkija on ühes kanalis ja teine rääkija on teises kanalis, et see ajab nagu segadusse. Vähemalt seda ei kasutata, see oleks huvitav kuuldemängu efekt, aga üldiselt on ikkagi nii-öelda rääkija on keskel. Aga nüüd podcastidel on ka see, et seal on ka tunnusmuusika või heli, see samuskine heli kujundus alguses ja keskel võib-olla ja lõpus või siis on taustaks midagi, siis see heli tavaliselt üherealine keskelt tulev heli, võib-olla ta nagu, kui sa kõrvalklappidega kuulad, siis ta kuidagi jääb nagu selliseks nagu tuimaks või kitsaks, et kindlasti ma soovitan podcasti salvestada ikka stereo formaadis, ehk siis 2 rida, stereo, ehk siis et see muusika oleks mõnusalt kuulatav, ta peab olema nauditavalt kuulatav ja kui on monofail, MP3 fail, siis see võib samamoodi olla, aga siis tuleb arvestada, et kui näiteks on ainult jutt, sellisel puhul võib tõesti olla monofail ja miks kasutatakse podcastidus monofaile, see eesmärk on see, et monofail on palju väiksem, ehk siis kui sa hakkad kuulama, siis ta tuleb kiiremini. Ja MP3 puhul siis on see pakkimise tihedus. Tavaliselt öeldakse keskmine MP3 faili nii muusika kui ka podcasti, see pakkimise tihedus on 128, siuke number kindlasti leiate sealt, kui hakkate eksportima, 128 kilobitti per sekund, ehk siis kui palju siis sekundi jooksul läbi lastakse, siis see minu jaoks võib-olla jääb natuke väikseks, natuke juba kuuled seda siukest pakkimise, siukseid artifakte või siukseid, et kuidas see nagu kokku pakkimine nagu kuidagi kohal teeb nagu plastiliiniks või silub ära selle natukene selle heli. Nii et siis mina olen teinud 192 kilobitt per sekund ja monofail öeldakse 96 kilobitti per sekund, et see on nagu eriti väike fail. Võtame kokku selle pika ja keerulise jutu. Algaja. Kindlasti, kui sa oled algaja või alustaja, kindlasti otsi tasuta programm, üks nendest 2, kas GarageBand või Audacity, kasuta neid. Siis 2 peamist formaati on heli töötlemisel, on siis WAV, on siis töötlemiseks ja kui sa näiteks salvestad stuudio, sa saadad kellelegi, kes peaks töötlema, siis see on see WAV formaat ja teine on siis MP3, soovitan kasutada siis selleks formaadis, kui sa avalikustad. Nii, praegu kõik. Loodan, et ma sain kõik olulisi ära rääkida, jutles kole pikaks. Tegelikult oleks võinud veel pikemaks minna, aga ma ikkagi hoidsin ennast väga kõvasti tagasi. Ja järgmistes loengutes räägimegi juba natukene helitöötlusest lähemalt.